Eesti Taimekasvatuse Instituut osales Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis Tervislikud vähelevinud teraviljad. Projekti peamine eesmärk oli Euroopas vähelevinud, kuid kasvutingimuste suhtes vähenõudlike ja heade tervislike omadustega teraviljade rukki, kaera ja speltanisu ning 1- ja 2-teranisu omaduste parandamine ning nende kultuuride kasvatamise ja tarbimise suurendamine. Projekti koordineeris Tšehhi Põllukultuuride Uurimisinstituut. Kaasatud oli 16 partnerit 10 riigist. Projekt algas 2013. aastal ja kestis 5 aastat. Eesti Taimekasvatuse Instituut viis projekti raames läbi rida aretusalaseid ja agrotehnilisi katseid kaera, spelta ja talirukkiga, mis moodustasid ühe osa projektis planeeritud rahvusvahelistest katsetest. Taimekasvatuse Instituut alustas projekti katseid talirukkisortide ja aretiste paljundamisega. Geenipankades saadud seemned külvati käsitsi katselappidele. Projekti raames katsetati mahukaid kaera, rukki ja spelta kollektsioone. Igast kultuurist külvati katsetesse üle 200 genotüübi. Hinnati katsematerjali saagikust, haiguskindlust, lamandumist ja tera kvaliteedi omadusi. Sortide paremaks tundma õppimiseks määrati ka rida morfoloogilisi tunnuseid. Katsetest saadi väärtuslikku lähtematerjali uute sortide aretamiseks. Kollektsioon katsetes välja selgitatud genotüüpidega tehti uute sortide saamiseks arvukalt ristamisi ja selle materjaliga jätkatakse aretustööd. Projekti raames korraldati agrotehniline katse erinevate väetiste liikide
ja normide mõju väljaselgitamiseks rukki ja kaera saagikusele ja kvaliteedile. Väetise liikidest olid katses mineraalväetis, sõnnik, digestaat ja läga. Kasutati lämmastikufoone N50, N0 ja N100 kilogrammi hektarile. Hinnati katsematerjali saagikust, kvaliteeti, seisukindlust ja teisi omadusi. Rukkis andis lämmastikufoonil N50 suurema saagi kui väetamata variandis. Lämmastikunormi N100 korral rukkis lamandus tugevasti ja terasaak võrreldes fooniga N50 ei suurenenud. Kaerasaak oli kõige suurem väetise foonil N100. Seda vaatamata sellele, et kõrgel agrofoonil lamandus sarnaselt rukkiga ka kaer. Rukkis andis esimesel aastal kõige suurema terasaagi mineraalväetisega, teisel aastal sõnnikuga väetamisel. Kaerasaagid olid mineraalväetise variandis mõnevõrra suuremad kui teiste väetiste liikide kasutamisel. Agrotehnika katses hinnati keemilise haigustõrje mõju rukki ja kaerasortidele erinevatel väetise foonidel. Need olid siis N0, N50 ja N100 kilogrammi hektarile. Katsetulemused näitasid, et haiguste tõrje kasutamisel suurenesid mõnevõrra nii rukki kui kaera terasaagid. Enamsaagid võrreldes haigustõrjeta variantidega jäid aga väikeseks, kuna taimehaigustesse nakatumine oli mõlemal teraviljal suhteliselt madal. ja 18 aastal rajati katsed kaera ja rukkiga 4 tavatootmise ettevõttes ja 4 mahetalus. Katsetes võrreldi erinevaid rukki ja kaera sorte. Maheviljeluses anti ühele variandile kasvuajal lisaks digestaati arvestusliku normiga N50, tavatootmises samas koguses mineraalset lämmastikku. Katsetulemustest selgus, et kaera terasaak suurenes lisaväetise foonil, enamsaak oli suurem maheviljeluses. Lisaväetamise mõju rukkisaagile oli väike. Rukkisortidest andsid paremaid tulemusi Elvi ja Tankovski ja Amber, kaerasortidest Kalle ja Atego. Projekti katseid ja tulemusi tutvustati tootjatele mitmetel põllupäevadel Eesti Taimekasvatuse Instituudis ja taludes. Projekti tulemusi esitleti ka mitmetel seminaridel ja õppepäevadel. Avatud talude päeval tutvustati projekti hobiaednikele ja teistele huvilistele. Eestis suhteliselt vähetuntud speltaniisu tutvustamiseks korraldati eraldi spelta seminar. Õpitubades õpetati speltaniisust maitsvate ja tervislike toitude valmistamist. Eestis korraldatud projekti töökoosoleku raames käisid ETKis rajatud katsetega tutvumas ka projekti partnerid. Projekti raames tehtud kollektsioonkatsed andsid väärtuslikku materjali kaera, rukki ja spelta aretuseks. Agrotehnika katsed andsid täiendavat teavet rukki ja kaera agrotehnika kohta.